ma olen rabele tüüp olen. Tööd teha, siis tööd teha. Juua, siis juua. Вот в этой комнате живут в основном, вот комната на 8 человек. Вот здесь они проживают. Вот. То есть спят они здесь. Вот. 8 человек. Здесь они отдыхают. Здесь в основном вечером они отдыхают. Здесь они сами стирают свою одежду. Вот сауна здесь, да, они как бы сауну очень любят. Очень любят. 12. mail rääkisime me Üpsilonis loo, mille keskmes olid Aseri rehabilitatsioonikeskus ning sealsed asukad. Kuigi videomaterjali kogunes üpriski palju, jäi see toimetuse otsusel siiski riiulile. Seniks. Tänaseks on Janek, kellega aprillis intervjuu tegime taas tänaval ning taas tsüklis. Kohtusime temaga juuli alguse Leitsakus ning uurisime põhjuseid. Tema enda loal avaldame tema loo. Mõtisklemiseks ning arutlemiseks. Eelmine kord olid sa pisut murelik, et ei tea, kuidas hakkama saad, et suitsetamise ja kõige muu pärast, kuidas nüüd? Eks õrnalt ikka tahaks. Läheb kergemaks? Ei kergemaks ikka. Okei. See joomine, see nagu üldse ei puuduta? Kuidas sa tunnete, teete igapäevaselt siin tööd ja toimetate päevad on... Ei parem midagi teeks, aga mitte ei ütleme, et ei passiks. Jaa, see on ilmselt... See passimine, see nagu, see just, siis läks nurga taha, teeks suitsu parem. Ja siin passida ei ole vaja, ma saan aru? Ei, suurem osa pühapäeval on nagu vaba päev, et siis saab telekat vaadata ja mõni filmi ja... Töö on jõukohane, selles mõttes pigem mõnus. Isegi ma rabele ja tüüp olen nagu selles suhtes. Ma ei viitsi passida. Kui vana sa oled? 38. 18 veebruar. 18 veebruar said 1983. Ja sa oled terve elu Kehras elanud? Tegelikult ei olegi, nad on Baasikul elanud. Ma olen mitmes kors käinud. Ütleme selles suhtes, et Kehra, Aruküla ja Kosu Uuemõisa. Ja viimane lõpetatud kool on sul... Kosu Uuemõisa, see 8. 8. klassi. Saja operaatori abiline. Siis järgamisena liini all vastuvõtti ja nagu... See oli pigem nagu ikkagi selline füüsiline töö. Füüsiline töö oli muidugi. Isa ja raam oli füüsiline. Postide teritamine oli veel ja pärast siis, kui jäin valvuriks sinna, oli likvideeriti firma ära ja siis sain valvuriks sinna. Aga algul kütsin katelt seal ja valvasin ja siis asin terasi teritama ja... Kui sa püüad meenustada, millal sa esimest korda napsu juurde tulid kui sellise korda? See oli juba kooliaeg või peale seda päris noorena? 16. See oli esimest korda? Jah, ei teeline oduvõllet sai juba 8-aastaselt proovitud vahtu. See ei olnud joomine. Eks sairami lõpus juba läks juba, ütleme selles suhtes, siis kuna valvuriks hakkasin, siis läks juba, ütlesin, eks öeldi, et seda teed aeglasti, et selles suhtes, ise rabeled 4 rabeled ja seda teed aeglaselt. Ja see viskab inimesel kõigi suurema kopa, et ausad öelda, siis viska käest ära ei tee üldsegi parem. Ütleme selles suhtes, selline asi nagu mulle ei meeldi. Et kui teed palju ja antakse nii-öelda... Ja siis ütled veel, et vähe veel tehtud veel on. Selles suhtes. Et seal puidufirmas oli niimoodi.
ja siis hiljem valvurina ma saan aru, et siis Siis taheti ka, et ma posti veel teritan ja Mhm. et igasugust teisi asju ka veel teeks veel. Tuleks veel vabal päeval veel tööle veel. Ja palgad olid, kuidas sa hindad? No üle minna. Ütleme, miinimumpalk oli valvurina oli Mm. selles suhtes. No siis said üle miinimumpalga said siis või lisatööd tegid. No teritamine oli nagu lisatöö oli, et siis said grammikese juurde. Mhm. Ja mõne paki teritasid postid ära, siis ikka mõne sendi juurde. Ja peale Saeveski valvuritööd, siis ma mäletan, sa vist läksid Tallinnasse. Tallinnasse Sigupilli. Mm. Läksin, olin seal natukene aegu. Aga siis ma mõtlesin jah, et liiga kauge käia, et selles suhtes. Jah, et nad tahtsid nagu ligemale, aga ma ei teadnud, et see Kehra Krossis seal ei olnud nagu, ütleme, pesemisvõimalusi ei olnud. Mm. Ma saan, sealt sa said ju tulema vist napsu pärast. Aga see siis tähendas, et sa hommikul tööle läksid, siis sul olid jäägid küljes või? Kaine. Nii, aga mis pärast nad siis su sealt? No mõni kord ei olnud tööle lihtsalt. Niipidi oli? Jaa. Okei. Ja palju kordi sulle andeks anti selliseid kordi? Paar korda jah, tegelikult oli selles suhtes, kui oli natukene, et ütleme, et seal vene ülemus oli. Ja minul on selline, et ta ei oska vene keelt ei oska. Ta ise on ka venelane ja talle meeldib, et rohkem vene keeles suhelda. Et sellepärast juba. Okei, aga kui sa tööle ei jõudnud, ma mõtlen need korrad, kas sa olid siis pigem sellepärast, et pidu läks pikale või oli hommikul nii vilets olla, et ei tahtnud minna ja hakkasid pead parandama või? No jah, eks see nii oli. Palju sa jõid õhtu jooksul ära õlut või palju see sul norm? Džinni 3 liitrit. 2 seda suurt ballooni ja Muidu. see oli ühe õhtu norm. Õlut ka veel juurde? Ei, no läksin töölt koju, läksin ja siis kui võtsin 2 tükki, ühe vasakesi läksin, mis on üle kilomeetri. Siis rahulikult jõin ühe selle 1,5 liitris ära ja pärast kodus teine veel? jah. Aga mis sa tegid sel ajal siis? Istusid, vaatasid, lugesid arvutist midagi, vaatasid telekat? Jah, ja netis. Mis sa tegid netis? No lihtsalt vaatasin YouTube'is videosid. Kas sul elukaaslane ka on olnud? Ei ole. Ei ole. Ja ütleme, kui sa Krossi juures siis tulema said, siis ma saan aru, siis õige pea jäid sa ka sellest üürikorterist ilma. Siis jah, töövoast ilma ja siis... No ei saanud maksta lihtsalt. Ei, no sai maksta üle, praktiliselt oli kõik makstud oli. Et üür oli makstud oli. Ja peale seda, kui see üürikas, siis sul ei kuhugi minna? Ei olnud jah. Siis ma sain jah sinna, mis ta on kui selle öömaja nagu tegi. Valtigi öömaja tegi, et mis ta ongi, et siis oli nöösel seal päeval ei olla õues, siis sai napsu kõike, mis siis peav põleb. Aga kõike ka just, et ei joo, et... Oled sa süütevedelikku ka proovinud? Õrnalt proovisin, ütlesin, ei, sellist salki ma ei saa, joo. Proovisin, ühe lanksu proovisin, ütlesin, et sellist salki ma ei joo. Odekolonn on selles mõttes puhas kraam, ma saan aru. Puht on, kui ikka on see... Ma mõtlen, et sidrunimaitselised, et kas ta, mis kõrvalmekk seal ongi, ainult sidrunimekk ongi juures? Sidrunimekk on, jah. Aga muud ei ole midagi? Ei ole. Kuidas see pohmakas sellega on? Pole häda midagi? Ei ole. Paar runnitest magad ja oled veel kainem kui nagu, mis ta ongi viinast. Ütleme see, no ei tea, kuidas ei ole puhunud, ütleme selles suhtes. Aga tunnen küll nagu selles suhtes. Aga palju neid erinevaid nüüd see müükil on või? Või on pigem ainult üks selle sidruni oma? Ei, 2 tükki ma tean, et on. Millised need on? Ei, no üks on see sidruni ja teine on mentooliga mingisugune. Need ossid sa peamiselt... Abrikoosi oma on ka. Need on kus kohas müügil siis? Mingis putkas või Krossi poes või kus need müüakse? Ehras on Krossi pood. Siis on Bensukas ja Laimik. Ja sa ütlesid, et 2 tükki oli päevanorm siis, ma saan aru, samamoodi. No jah.
aga kui sa nüüd kirjeldad natukene seda päeva, et sa hommikul võtsid siis esimese pudeli, võtsid sa külmarahuks, jah, muidugi. tegi tuju heaks. Ei no endal keha vähemalt soojaks. Mm. Ütleme selles suhtes. ja siis sa olid terve päev otsa selle siis kui jah, kuu lõpp tuli, raha oli otsas, oli siis korjasid ära, korjasid. süüa. No süüa ostsid ka ja palju ei söönud. Ja mis su päevanorm siis oli, ma mõtlen, et selline, sa ostsid iga päev nagu ühe sama portsu mingisugust kraami, siis 2 pudelit või mis sa sõid päeva peale? Et 2 pudelit ja mis sa siis päeva peale sõid? No mõned pirukad ja... Sooja toitu pakuti? No kus sa ostad seda sooja toitu? Keeras on koroonavärgi suhtes, et uselt ei saa ostagi. Ei lubata poodigi maskita? Ennem poest saab osta. No seal Krossis on soeleid tulemas. Siis pead arvestama, et sa palju süüa ei saa. Sinna 5 aastat tagasi maa opil ära. Alusin 143 kilo. Ja mis 80-90. Aga tol hetkel, kui sa nüüd mõtled selle peale, su tervis oli korras, kuskilt ei valuta, häda ei olnud? Ei. Ainuke jalaväännas välja, et jalga ei. Aga ikkagi ma tulen nüüd tagasi selle juurde, et ütleme, kui sa selle hommikuse kogus olid ära joonud, on ju, mis siis lõunaaeg sai, kas sa vahepeal siis pikutasid, magasid kuskil või tiksusite päev otsa selle? No tiksusime ikka ringi. Ja siis teine pudel järgi ja õhtul siis magama. Hommikul pohmell kui selline... Ei olnud pohmell. Vahest harva. Ütleme selles suhtes. Üks ja sama kindel doos kogu aeg. Jah. Vahest harva jah, ütleme selles suhtes. Nii, ja siis edasi ma saan aru, et kus siis ühel hetkel see moment tuli, kus sa otsustasid, et võiks siia tulla või peaks siia tulema? Kas see oli su enda otsus või? Ei, nad tahtsin vaheldust, jah. Vahelduse mõttes mitte sellepärast, et alkoholist loobuda? Ei, ma 100% ei ütlegi, et ma tast üldse ei loobun, et ega na ei saa 100% mitte kunagi öelda. Aga mitte enam sellistes kogustes, ma arvatavasti. Okei. Ja nüüd, kas sa tunned, et võrreldes nüüd selle näiteks 6 aja taguse ajaga ja tänasega on su tervis kuidagi paremaks läinud? Mõte sellega? Kogu aeg on ühesugune, ütleme selles suhtes. Et ei ole nagu midagi muud? Ei ole. Mul see alkohol, ta ei nõua selles suhtes, et pean võtma. Ütleme, suits nagu rohkem nagu, ütleme selles suhtes. Peab siis ilma olema. Ei ole. Aga kui sina siia tulid, ma nägin pilti, et sul olid silmad olid natuke kukkusin. Kukkusid? Jah. Aga siiamaani oled sa oma elukäiguga rahul või oleks võinud midagi teistmoodi teha? Mis suhtes, mis nagu mis kui sa mõtled mõnele momendile, et äkki oleks võinud minna mingil momendil näiteks kutsekooli õppima, kas pigem ei, et sa arvad, et mis siiamaani olnud on, see on täpselt nii nagu pidigi olema? Pidigi olema, ega ma ei ole mõeldud, et autojuhiluba sinna unima ei saa, et võib-olla sellepärast hakkaski alla mäge, sellepärast ma hakkasin suitsu just tõmbama. Kuna lube ei ole? Ei, et ei saanud arstlikku tõendit ja siis hakkasingi suitsu tõmbama 19 aastat tagasi. 19 olin. 19 aastat peaks enam tagasi olema siis. Ja tuleviku suhtes saagu mis saab, tulgu mis tuleb, praegu oled siin ja oled rõõmus ja... Jah, vaata mis saab. Ja plaan on praegu selline, et sa oled ikkagi selle 9 kuud siin ära ja... Ma ei tea. Ütlen 100% ma ei ole kindel. Ja sul siin see režiim on selles mõttes sobilik, meeldib sulle see? No enam-vähem, ütleme. Oled sa ise ka jumalamees või usklik inimene? Ei ole. Siin see kõik see, mis sellega... Natukene häirib tegelikult mind. Ütleme, pannakse, ütleme, pane kinni. Et kui sa nüüd peaksid näiteks, kas sa oma sõpradele, kamraadidele, kes sul Kehtnast maha jäid, kes osad veel seal
ilmselt toimetavad ringi noh, ja neid vabal ei olegi üldse palju seal. ei ole. Aga kui sarnase elukäiguga meestele, kas sa soovitaksid siia tulekut näiteks? ma ei teagi, see peab ise selle üle mõtlema, et mitte mina ei saa kellegi aga enda kogemuse pealt, et kas see oli pigem nagu hea või pigem selline neutraalne või kuidas sa seda ise ma ei oska praegu seda öelda, ausalt öelda, et praegu ma olen selle rahul. oled rahul? Jaa. sul on kõht täis, sul on soe, sul on puhas, on ju, sa saad natuke toimetada. jah, et nad on tahaks ainuke jah, nad on siin vaadata, no meie mere ääres on ringi, nad on vaadata, praegu ei pakuta seda võimalust. aga küllap ta varsti tuleb, ma arvan. Sellepärast, et venelased olid Mhm. seal ja ise ei oska, vene keelt ei oska. seal on suurem osa venelased kõik on. Pidi ainult tõlgi abi asutama. see on ka jama ju. ja see, mis võimalused olid. Peldiku võimalus oli ja maamise võimalus oli. tööd tein. peaks mingisugune rahagi summa saama. aga ma ei tea, kas ma saan või ei saa. üks ütles küll mainis, et mingisugune summa saan. mis on 40 euri. aga ma ei tea, kas ma saan või ei saa. see usuteema mulle ei sobi. ma ei ole usklik, ei ole. ma ei ole usklik. see oli see just, et see vene värk oli. et see oli just. peapenskad, see hakkas mõnitama. no rabeled tööd teha. ma olen rabele tüüp olen. tööd teha, siis tööd teha. juua, siis juua. ütles mingisugune halva sõna, ütles see pastor ütles. ja siis, mis ta ütles, kuradi, praegu ropetasin. siis ütlesin, nii, no vaheta riided ära. ja viid mu kusagile sinna, kus Tallinna poole. et selline, ütlesin talle niimoodi. ja viis ka ju. ja kaua sa oled nüüd juba siin? Kuu aega umbes juba. elad lageda taeva all? no praegu on lageda taeva all, sellepärast et see sotsiaalse värk pandi kinni ja praegu võtad napsu ka? no kohe lähen võtma. mis su päevanorm on? täna on ikka 3 puulikut vist. 4 puulikut. 3 viina siis? ei, puulikud. mis see tähendab? selle, mis ta ongi selle, mis ta ongi see sirruni naps. täna olete teinud kamba peale siis juba 4 tükki neid, jah? hommikul olime 1, siis sõprade 3 tükki. tervisele ei hakka? no siiamaani olen elus olnud. ütleme selles suhtes. nii, nüüd aitab küll sellest naljast. Ну вот после вашего приезда, где-то может через месяц он ушел. Он очень сильно хотел курить, как вы помните, он это не раз при вас говорил. И пить, конечно, очень хотел пить. Вот. А у нас же свободный центр на добровольном основании. И поэтому он ушел. И у меня друзья в Кехро есть. И они мне много звонили и говорили, что он, конечно, продолжил пить там.
бомжевать, вот, и скорая там не раз, полиция его забирала в Кехро, и не раз звонили, что... А у нас, как вы знаете, добровольный центр, и если человек принял решение и хочет идти, мы его уже не держим и не имеем права держать. Поэтому он спокойно просто уходит и живет той жизнью, которую он сам хочет. Конечно, мы рекомендуем остаться и изменить свой образ жизни, характер свой изменить, повадки, привычки свои, да. Но мы его все равно ждем, мы ему сказали, что наш центр открыт для тебя, и друзья в Кехро у нас, которые живут там, и церковь, и другие люди, они всегда ему при встрече говорят, что ты можешь вернуться в любой момент, тебя с радостью возьмут, поэтому может это произойти осенью, когда холодно будет, или ближе к зиме.